Järgmise pooltunni jooksul rändame mõtetes Ruhnule. Saarele, mis asub 96 kilomeetri kaugusel Pärnust, 70 kilomeetri kaugusel Kuressaarest ja 37 kilomeetri kaugusel Kolka-Neemest Kuramaal. Ilmselt on Eestis üsna palju inimesi, kes Ruhnule pole oma jalga tõstnud. Sellel kaugel meres asuval saarel elasid sajandeid ruhlased ehk eesti rootslased. Nad rääkisid oma keelt, neil olid omamoodi kombed ja rõivadki. Ruhlastele oli Kuramaa piiskop 14. sajandil vabaduskirja andnud, mistõttu polnud nad päris orjad nagu ülejäänud Vana-Liivimaa põliselanikud. Kuid 70 aastat tagasi, 1944. aastal otsustasid pea kõik ruhlased Nõukogude võimu eest Rootsi põgeneda, et mitte kaotada oma vabadust. Adamson-Eeriku muuseum koos Eesti Rahva Muuseumiga kutsuvad kõiki osa saama Ruhnu omataolisest olemisest, saarel sündinud maalide ja ruhlaste käe all valminud tarbekunsti kaudu. Näitusel meenutatakse endisi ruhlasi ja avaldatakse tunnustust praegustele ruhlastele, kes pärast teist ilmasõda saare taasasustasid ja kohalikku kultuuri ning traditsioone seal edasi kannavad. See oli nibin-nabin, et Eesti Vabariik sai Ruhnu sellepärast, et kui sõda lõppes, oli valida, kas lätlased tahtsid Ruhnut endale, kuna neil polnud ühtegi saart, ja eestlased tahtsid. Ja selle kohta on Ruhnu kultuuriruumis palju legende, et mis siis ikkagi oli see põhjus, miks ruhlased otsustasid siiski, et nad tahavad valida selle Eesti Vabariigi. Tegelikult Riia on ju veel nii lähedal neile seal. Kõige usutavam põhjus ilmselt oli see, et Eesti Vabariik lubas, et Ruhnu mehed on seal kui Eesti Vabariigi piirivalvesalk ja nad saavad kõik püssid. Ja no millega oli võimalik kõige paremini Ruhnu meest ära osta? Loomulikult sellega vanad ülkepütid püss oli väga oluline. Nii et kõik need Ruhnu mehed siis moodustasid selle piirivalve salga Ruhnus. Majaka juures olid neil ka rivistused kord nädalas või mingisugune, ka täitsid oma kohust seal. Ja siis püssidega marssisid ja tänu sellele siis, et neil niisugune rõvement tekkis, tegid nad lätlastele ära. Minu seos Ruhnuga algas 2011. aasta augustikuul, kui sõitsin saarele koos perega ja tahtsime tutvuda Ruhnu saarega. Kuna ta tundus selline hästi muinasjutuline, kauge ja kättesaamatu, võtsime selle reisi ette Saaremaalt ja avastasime enda jaoks tegelikult ühe täiesti omanäolise, unikaalse väikese kogukonna, fantastilise saare, fantastilise kultuuripärandi ja teadmata veel augustis seda, et juba poole aasta pärast kultuuriminister annab Rannarootsi muuseumile üle Ruhnu muuseumi koos Korsi talukompleksiga. Korsi talukompleks on üks vana Ruhnu rootslaste talukompleks, mille omanik kinkis Eesti Vabariigile 2008. aastal ja nüüd viimased 3 aastat on Rannarootsi muuseum koos tublide talgulistega igal aastal midagi püüdnud Korsi talu juures ära teha, et algul hea korda võtsime selle suure võsa ja viletsas seisukorras olevad puud maha. Nüüd oleme tänu Rootsi kuninga Gustav Adolf VI Rootsi kultuurifondi toetusele ja ka meie kultuuriministeeriumi toetusele on viimastel aastatel ka päris palju saanud investeerida. Ruhnus on omal muuseum, aga Eesti Rahva Muuseumis on ikka väga palju Ruhnu nii esemeid kui fotosid, jooniseid, kõike, nii et me oleme lihtsalt nii suur muuseum ja me oleme nii vana muuseum, et me oleme jõudnud sinna koguda ikka väga palju ka väikesaartelt ja kuna meil on olnud väga tore koostöö kunstimuuseumiga väga paljudes asjades ja me oleme ka seda näitust koos ette valmistades Ruhnul käinud ja meil on väga mõnus olnud ja sellepärast
oli väga hea meel tulla oma asjadega siia, sest et tegelikult muuseumi asjad on ju ikkagi inimestele vaatamiseks. Eriti mulle meeldib välja tassida neid asju, mis mulle endale meeldivad ja Ruhnu mulle väga meeldib ja kui on kuskil võimalus seda Ruhnut näidata, olen ma kohe kopsti kohal. Kõik need eksponaadid on siin ikkagi 20. sajandi alguses või 19. No ma arvan, et tegelikult esimesed niisugused suuremad Ruhnust saadud asjad on meil pärit väga pikka teed pidi, sellepärast et Saaremaalt on pärit Saaremaa Püha kirikuõpetaja poeg Johannes Kahnbäck, baltisakslane, oli kunstiõpetaja Peterburis, Stiglitsi kunstiakadeemias ja raamatukogu hoidja, aga ta oli väga suur vanavara huviline ja ta käis, korjas Saaremaalt vanavara ja tema kogu kollektsioon oli tuhandetes. Ja siis, kui Eesti Rahva Muuseum loodi 1909, tuli jutuks selle Oskar Kallasega, kes oli siis tollel ajal Eesti Rahva Muuseumi juhatuse esimees nii-öelda, praeguses mõistes direktor ja nad olid peaaegu et naabrimehed selles mõttes, et Kallas oli Kaarma Köstri poeg ja siis teine oli Püha kiriku õpetaja poeg, nii et nad tundsid hästi ja Kallas tahtis nagu, et teades seda vanavara huvi, tegi nagu juttu, et võiks ka nagu Eesti Rahva Muuseum midagi sellest saada, aga tollel ajal Kahnbäck ütles, et ei, et ta nagu ei tahaks anda ära. Aga siis tulid Venemaal rasked ajad, tuli revolutsioon ja kõik läks nagu halvasti, tema majanduslik järg langes kõvasti ja siis ta ise pakkus Eesti Rahva Muuseumil esemeid, Kallas sõitis kohe vuhti sinna Peterburi ja nad olid kaubelnud Kallase sõnade järgi 24 tundi jutti ja Kallas ostis Eesti Rahva Muuseumile suurepärase kollektsiooni, aga kuna siis Kahnbäck oli korjanud ka Ruhnust esemeid, siis olid need sealt esimesed Ruhnu esemed on siis meil pärit just nimelt Peterburi kaudu tulnud Eesti Rahva Muuseumisse, nii et läbi pika tee. Selle kapiga on see, et ta vahepeal ei olnud nii ilus. Sellepärast, et see kapp oli Leila Pärtelpoja omanduses, kes on palju suvitanud Ruhnus ja kes õppejõuna hästi tihti viis ka oma üliõpilasi Ruhnu praktikale ja siis just nimelt igasuguse sellise joonised on meil siin, mis on Pärtelpoja üliõpilased teinud ja need on ka kõik Eesti Rahva Muuseumis. Aga selle kapiga oli niimoodi, et tollel ajal Tartu kõrgemas kunstikoolis õppis restaureerimist üks noormees, kes oli ka Ruhnu huviline, Pahman, ja tema võttis oma ülikooli lõputööks selle kapi korda tegemise, nii et ühesõnaga ta on nagu taastanud restaureerimise osakonnas, lõpetanud selle tööga selle kapi taastamise, nii et ta tegi väga suurt ja põhjalikku ettevalmistustööd, kõik seda värvianalüüsid ja kõik, nii et ja siin on näiteks niisuguseid igasuguseid väikseid saladusi veel, mida kohe välja ei paistagi ja siin on, näete, siit saab lukku keerata seda alumist kappi ja mis on tore, on see tõesti, et need mehed tõid ka naistele nõusid ja siin on meil siis ka just, kus need sooviportselani, mida nad kõige rohkem tõid sealt, mida müüdi ka Riias hästi palju ja siis Peterburist ka, nii et see selline natukene üllatavate nüanssidega on see ruhnlaste elu, kui me mõtleme, et kõik oli Eesti talupoja elu, ta oli suhteliselt teistmoodi. Et see kontaktid olid teistsugused üle mere, kõik see ja selline elamise viis oli teistsugune, kuna väga palju tehti kõiki asju koos. Räägiti seal eesti keelt ja rootsi keelt? Seal räägiti ruhnu keelt. Jah, ühesõnaga, mis oli rohkem rootsi keel kui eesti keel, aga no ütleme niimoodi, et mehed, kes käisid hästi palju Läänemere ruumis, tundsid ennast täiesti vabalt, nemad rääkisid hästi mitut keelt, nii et nad rääkisid
soome keelt ja rootsi keelt ja eesti keelt ja vene keelt ja üks lugu on veel sellest, mis ilmus lausa ajalehes 30ndatel aastatel, mismoodi prantslased Kuressaare kuursaalis ei saanud teenindatud, sellepärast et teenindaja ei osanud prantsuse keelt, läks üks Ruhnu mees mööda, ajas asjad jutti ja pärast tükk aega veel puhus juttu selle prantsuse perekonnaga prantsuse keeles, kui ta rääkis ka prantsuse keelt. Nii et ühesõnaga see ongi jäänud minule niisuguseks kohe mõistatuseks, et see ei olegi paljas legend, et nad nii palju keeli oskasid, aga ju neil oli hea keele anda. Ja nüüd ikkagi see Ruhnu kultuur seal läheb edasi? Läheb edasi ja see on nii tore, et need inimesed sellest vanast peavad ja teevad neid asju ja noh, ühesõnaga, et Ruhnu muuseumil hästi läheb ja et Korstalu ikka korda saab ja see on kõik väga vahva. Selle näituse koostamisel oli väga tore tõdeda, et Eesti Kunstimuuseumi kogudes on nii palju Ruhnuga seotud töid. Et ma teadsin ühte teist, aga süvenedes oli see pilt veel põnevam. Et tegelikult siis kõige varasem teos on aastast 1852 ja teine seal kõrval 1855. Põhimõtteliselt siis on meil nagu rohkema kui sajandi taguse materjaliga. Ja see on Ernst Hermann Schlichting, kes on siis ka teinud sellised rannaäärsed joonistused rahvariietes ruhnlastest, et ta tegelikult on siis laiemalt juba ka fikseerinud rannarootslasi ja saarte elanikke ja sellise tellimustöö saanud juba tookord siis see huvi sellise väikse rahvakillu vastu oli täiesti olemas. Muidugi on paar väga armsat tööd on Andrei Jegorovilt ja Erno Kochilt, kes siis 20. sajandi teisel kümnendil on ka, kui aurulaev käis Riia, Ruhnu, Kuressaare ja nii edasi, sealt Haapsalu ja Tallinna poole, et see oli täiesti kättesaadav. Siis on ka väga selliseid tundlikke, toredaid joonistusi, paar väga sügava, suure sisemise jõuga tehtud õlimaali. Meie kogudest sai need võetud. On olnud aeg, kui Ruhnu oli kõige paremas seisus ilmselt enda nagu toimetamistes, tegemistes. Eesti oli vaba riik, Ruhnu oli selle osa, mehed oskasid keeli, nagu siin kuulda oli, ja merd sõita hästi ja käisid müüsid oma paate nii Helsingis kui Stockholmis ja mujal, said vahendeid ja toimetasid ja siis on ka olnud see periood, kus eriliselt toredasti on kiindunud Ruhnusse meie üks tuntumaid rannaelu kajastajaid ka Erik Haamer. Selle näituse suur kummardus on ka tegelikult Erik Haameri isiksusele, kes kiindus ruhnlastesse, ajas nendega juttu, nägi nende igapäevatoimetusi ja püüdis 36. ja 37. aastal ja 40. aastalgi nende inimeste naeratusi, käeliigutusi, töövõtteid ja siis hiljem, isegi 10 aasta jooksul võib öelda, kui ta juba ise oli Rootsis paguluses, ta vormistas nendest suuri kompositsioone, mis tõid talle tunnustust ja andsid temale kui kunstnikule selle tagasiside sellesse õnneaega, mõneti võib nii öelda. Teisest küljest suutis ta siiski sellise erakordselt andeka kunstnikuna siiski omades ka natuke sellist suuremat üldistust teha, võib-olla selliseid teoseid, mis on väga suured üldistused selle keerulise 44., 45., 46. aasta kontekstis, põgenemine, üksi jäämine, eemaleolek, oma juurte kaotamine, oma identiteedi uuesti ülesehitamine, et need kõik on olemas siin ka nendel suurtel kompositsioonidel. Siis
60ndatel aastatel tekkis nagu uus võimalus, et kaluripaatidega ja huviga minna ja vaadata seda vana Ruhnu puukirikut ja seda eluolu, mis seal kuidagi veel killu haaval korku korjata, et siin meil tuleb tunnustada neid kunstnikke siis, kes läksid Viive Tolli, Olga Terri, Helgi Hirv on käinud, Lüüdia Vallimäe Mark, aga üks, kes jäi kauaks saarega seotuks ja kellel on tõesti see tore side olnud aastakümneid ja kes on sealt neid toredaid maastikke püüdnud oma pastellidesse, on Ann Jõers. Ja tema loomingust oleme siin nüüd ka, kui selle inimese loomingust, kes tõesti Ruhnus reaalselt praegu toimetab oma tütre ja lastelastegagi. Võib-olla kui vaataks neid asju, et mis neid oli siis nagu erilist ja päris ruhnlaslikku? No päris ruhnlaslik on peaaegu et kõik, mis siin on. On näiteks, mis oli meeste kõige olulisem elatusvahend või mida nad tegid, oli ju hülgepüük. Ja siis need hülgepüügi riided olid ja pidid olema nii, et hüljest mitte ära hirmutada ja hülgele lähedale hiilida. Teiseks, miks oli oluline see, et hülgepüügi puhul käed talvel jää peal külmetasid, on niisugused kindad. No võiks arvata, et on jõuluvanal, kelle nii suuri kindad, need on siis Ruhnu mehe kindad. Siis, mis on iseloomulik veel Ruhnule, on see, et Ruhnu mehed käisid hästi palju ringi Läänemere sadamates, nad käisid, tegid paate, nad käisid oma paate müümas küll Helsingis, küll Stockholmis, nii et ühesõnaga nad olid liikuvad, naised olid kodus oma jaaladega, mis on ka üks väga huvitav spetsiaalne just nimelt ruhnulikene laevatüüp, millega oli võimalik kiiresti ja hästi sõita tegelikult Läänemerel. Ja tõid oma naistele igasuguseid selliseid põlleriideid, Eesti naistel ei olnud niisuguseid põlleriideid või niisuguse, siis tanud, millistest uhketest sellistest siidiriietest pitsidega on need tanud. Need tanuriided on kõik mehed toonud oma naistele siis nendelt reisidelt, mis on väga vahva ja kindlasti on kadestamisväärne teistele naistele, sellepärast, et Ruhnu naiste kohta öeldi seda, et paar korda nad käisid traditsiooniliselt saarelt väljas, siis kui nad käisid Pärnus suurtel laatadel. Ja siis oli juba lehes, et Ruhnu naised tulevad. Ruhnu naised olid väga ilusad ja nende riided olid väga ilusad. 30ndatel ei käidud ju enam rahvariietes, aga ruhnlased käisid, nad läksid oma rahvariietega ka Ruhnust minema, neil ei olnudki linna või tänavavariideid. Nii et oma rahvariietega tekitasid nad alati Pärnu turul ja laatadel suurt elevust, kui nad siis tulid mitmekesi kõik. Ja siis on olnud ka väga populaarne Ruhnu eksootikat kajastada tollel ajal ajakirjanduses ja nii palju on nendest Ruhnu naistest pilte tehtud ja ühesõnaga nad võlusid ülejäänud Eestit ikkagi oma täiesti teistmoodi olemisega. Seelikud on Ruhnu naistel üks väga lahe asi, mida siit saab näidata, see on üks niisugune tüüpiline seelik. Seelikud on neil kurutatud, näete niimoodi siit alt on kurutatud, aga põllealust polnud mõtet ju kurutada. Ja siis ongi nii, et mujal Eestis ei ole niimoodi, aga Ruhnus on see, et põllealune osa on sirge ja tagant on kurutatud. Siis jääb ühesõnaga näed saledam välja, ei ole mingisugust punnis kõhtu ees, nii et ühesõnaga niisugused toredad nipid on neil olnud. Aga mööblid ka tegid? Mööblid tegid mehed ja mööblid tegid hästi, aga nüüd need siin on 2 meremehe kasti ja selle tunneb kohe sellepärast ära, et nad peavad olema pealt just nimelt kastid lamedad. Sellepärast, et siis sai neid panna niimoodi sinna jaala peal üksteise otsa, sest et muidu näiteks kui sellise kasti sees hoiti oma vara ju, mida mandrilt kirstuks nimetati, niisugused väiksed kirstud, millega käidi ja need olid kumerakaanega, aga seal ei olnud seda vajadust, et neid üksteise otsa laduda, aga neid pidi laduma. Aga selle kasti nimi ongi kohe meil muuseumifondid on ta tulnud nimetuse all tanukast, kuigi siia on see ruhnlane ju oma lemmikud sellised meremotiivid peale maalinud, aga kast on kohe, ongi tanukast meil täiesti õiges funktsioonis siin näitusel. Ja mis siis veel on? Tool ja... Tool, see on ka üks väga tore niisugune suhteliselt madal siiski tool, aga nahkpõhjaga ikkagi, mis on ka
Eesti talupojatool ikka veel ei olnud siis nahkpõhjaga. Ja tõesti need nikerdused on väga uhked sellised. Ja siin on siis nüüd näha vestid, see sinine on meeste vest ja see siin naiste vest ja sellised triibulised vestid olid, nende järgi tunneb kohe Ruhnased ära. Tundis ka tänasel näituse avamisel. Aastasadu elasidki Ruhnu saare peal rootslased, Ruhnu rootslased ja teise maailmasõja olude sunnil oli ka Ruhnu rootslaste kogukond sunnitud oma kodud maha jätma ja lahkuma Ruhnu saarelt. Üle 300 Ruhnu rootslase ju lahkus 44. aastal saare pealt ja kohale jäi vaid mõni üksik pere. Nüüd tänu Eesti taasiseseisvumisele ja maa- ja omandireformile on olnud ka Ruhnu rootslastel ja nende järeltulijatel võimalik uuesti kas enda või oma esivanemate talukohad tagasi taotleda. Meie kogukond on ju circa 10 000 Eesti rootslasest on Eestimaal ju järele jäänud. Viimane rahvaloendus oli 2011, siis loendati kokku 375 inimest, kes määratlesid oma rahvuse rootslane. 1944. aastal lahkus Ruhnust üle 300 inimese, nii et elanikke oli siis seal üle 300. Võime arvata isegi, et neid oli ligi 800 seal. Nii et praeguse elanikkonnaga võrreldes ikka 10 korda enam. Ja praegu siis võib öelda, et see on 80 püsielanikke? Jah, sisse kirjutatud on küll pisut rohkem, aga eks nad kõik toetavad Ruhnu elamist. Aga Ruhnus on kool ja sel aastal läheb eriti palju lapsi õppima, nii et Ruhnus alustab sel aastal kooliteed 10 last, 3 last rohkem, mis on sama kui 1000 lapse asemel 1300, nii et näete, milline areng. Et üha enam võib-olla noored inimesed ka tulevad sinna elama või kuidas teil see rahvastik on? Minu esimesed kogemused Ruhnu eluga on 7 aasta tagused. Ja võrreldes praegu nüüd, kui ma sattusin siis taas Ruhnu saarele, siis tõepoolest on tulnud noori peresid juurde, lastega peresid. Ruhnu on päris kenasti edasi arenenud, nii et ilmselt need, kes on pidevalt seal elanud, nad nagu ei näe seda iga päev, aga mina, kes ma olen 7 aastat pisut kõrval sellest nende tegemistest olnud, näen ju võrdluspildis seda ja tõepoolest teenindustase, turismitalud, teeääred ja ütleme, ka vaimu on tulnud Ruhnule väga palju juurde. Aga nende püsielanike hulgas, keda on siis umbes 80, kas on teada ka, kui palju on neid, kes on sellest üle elanud selle raske aja, selle sõja, teise maailmasõja, kes on seal pidevalt olnud? No neid praktiliselt ei ole, sellepärast, et oli teatavasti ainult üks pere ja seal on nüüd ka elavad juba järglased, nii et ütleme, Ruhnu on nagu praktiliselt täiesti uuesti asustatud, võiks öelda isegi juba nagu teist ringi. Aga kuna sinna sattusid omal ajal pärast kolhoosi lagunemist just nimelt väga palju loomeinimesi, kirjanikke, kunstnikke ja nüüd juba nende lapsed ja lapselapsed, siis ütleme selles mõttes niisugune Ruhnu loovusvaim, et see nagu kasvab ja areneb kenasti, aga väga palju on muidugi tulnud ka rootslasi tagasi suvel suvitama, kes on oma kodusid korrastanud, renoveerinud, nii et rootsi keel on suvel täiesti külatänaval igapäevane ja eks minagi värske vallavanemana pean omagi rootsi keelt värskendama, kuigi ma aastad tagasi sain sellega täiesti kenasti hakkama. Pärast tulid inimesed, kellel eriti ei olnud Ruhnuga muud seost kui niisugune armastus saare vastu. Jah, eks tuli loomulikult Pärnu kaluri kolhoosi osakond ja mingi aeg oli ta ju ka täiesti omaette kaluri kolhoos, siis muidugi heideti ta erinevatest maakondadest, maakondade alluvusse ja nii edasi. Nii et praegu see, et ta kuulub Saaremaa alla, see on nagu ruhnlaste oma valik ja ilmselt ka kõige loogilisem. Kui on käimas suur jõuproov merega, vajatakse mehi. Meri ei armasta sõnaohtrust, ta nõuab tegusid ega pea eriti lugu lõbureisijatest.
meil on 2 kirikut, meil on ainulaadne situatsioon, meie 2 kiriku vahe on 2 meetrit ja vist nii ajalooline kirik, nagu on Ruhnu kirik, mis on ehitatud 1643 ja Värski kirik tähistas alles 2 aastat tagasi oma 100. sünnipäeva. Ja need on tõepoolest unikaalsed ja loomulikult meie koguduse õpetaja, härra Harri Rein, kes tähistas sel suvel oma 88. sünnipäeva ja kes praktiliselt igal hommikul üldiselt, kui ta on saarel ja tervis lubab, siis peab ta teenistust, kirikukell heliseb ja kurb aga sageli lausa tühjale saalile, aga see annab talle jõud. Ruhnus on väga askeetlik elu. Et seal näiteks kaubanduse osas? 2 väikest poodi, seal on mingi varu olemas, aga inimesed peavad sellega arvestama, et me ei saa elada nii luksuslikult kui võib-olla mandril, sest ühel hetkel saab lihtsalt poest toit otsa. Aga see on sümpaatne ja ma arvan, et mida enam inimesi jõuab sellele niisugusele arusaamisele, seda toredam on tegelikult, et see on ikka looduslähedane mõtteviis, on seal hästi sümpaatne. Kalapüügiga tegeletakse ja juurviljaaiad ja loomapidamist ja nii et naturaalmajandus ikka täiesti ja talgu korras tehakse kõik tööd ära. Nii et raha ei ole seal nagu mingi ekvivalent, et pigem ikka niisugune, ütleme siis abistamine ja ühistöö ja mina oma 7 aasta taguse kogemusega tean ilmselt ka võib-olla pooli elanikke. Autosid on palju ja see on üllatav, et see Vahemaa sadamas külani on 3 kilomeetrit. Minu jaoks on see täiesti niisugune käimis- või rattasõidumaa, aga kohalikud ütlevad, et ilma autota nad ei saaks pooli asju aetud. Aga sümpaatne on muidugi ka see, et inimesed on aega suhtlemiseks poe juures ja külateel ja õhtul kellegi juures seal teetassi taga, et ilmselt küla omavaheline suhtlus, ma arvan, siiski veel meili tasandil ei ole jõudnud ja see on hea. Ja see, et on nii kaugel, et selles on oma võlu ja valu. Et 3 tundi, ma olen siin sõitnud ka möödunud nädalal näiteks 5 tundi Pärnust ja need tormid ja kõik, aga see loodustihja tunnetamine, seal ongi see eriline võlu, et sa saad aru, et mis sellest, et sul on internet, aga ühel hetkel sa lihtsalt ei saa saarelt minema ja ei olegi võimalik. Lennukid lähevad ära kusagile kuurortitesse, siis mandri inimesele see on nagu aru saamatu, et kuidas nii. Aga meil on põhiliselt minnakse lihtsalt varem ära, et jõuda vajalikesse kohtadesse õigel ajal. Ja see on nagu tõesti kummardus nendele, kes kunagi läksid ja kes seal elasid ja kes tegelikult on pidanud väga palju asju raskelt kätte saama ja uuesti oma elu alustama. See nende kultuur ju elab ikkagi nagu edasi nendes ruhlastes, kes seal praegu on ja kes selles Ruhnus praegu tegelikult seda kultuuri küll mitte enam niivõrd traditsioonilisel kujul, aga siiski ju hoiavad ja teevad endale ka need ruhnuriided ja on selles mõttes hästi saare sõbralikud, nii et ma tunnen, et saar tunneb seda, et see neile sobib, et need inimesed seal ka praegu on ja et nad sugugi välja ei surnud.